Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on, kuidas te üksteisesse suhtute. Mis ootused või hirmud teil oma partneri suhtes on ja kuidas te näete oma partnerit. Hakkame vaatama. Nii, kellel siis on oma elukaaslane, partner või abikaasa olemas? Nii. Siis vaatame, kuidas te üksteisesse suhtute. Nii, kõigepealt vaatame meest, kuidas teie partner teisse suhtub praegu. Kuidas teie partner teisse suhtub praegu. Ja kuidas teie oma partnerisse suhtute? Huvitav. Kuidas partner võtab suhet teiega mänguliselt. Ta ei võta mingisuguseid, ükskõik, kas on teil mingid tülid või mingid riiud või mingid arusaamatused, ta ei võta seda kunagi traagiliselt. Ta ei võta seda tõsiselt, ta saab ka aru, et konfliktid suhtes ongi normaalne, aga ta millegipärast muretseb, seepärast, et ta tahab, et teie ka kuidagi vastaksite tema tunnetele, on ju. Ja ta millegipärast kardab, sest tema ei võta seda suhet tõsiselt, mitte selles mõttes, on ju, et tal on ükskõik teist, vaid et ta ei tee asju dramaatiliseks, ta ei dramatiseeri üle, on ju. Ta ei arva, et kui nüüd teie ei ole temaga nõus või ongi mingisugused väiksed tülid, siis tema ei arva, et see on nüüd selle suhte lõpp, et issand, mis nüüd saab, on ju. Ei, ta teabki, et asju saab lahendada, tülid on ka aeg-ajalt normaalsed, inimesed ongi erinevad, igalühel ongi oma arvamus, on ju, see on täiesti okei. Tema ei leia, et see on maailma lõpp, aga ta väga hoiab teid ja ootab, et teie vastaksite talle samaga. Aga mida teie temast kuidas te suhtute temasse? Vot teil on temast sihuke kahetine arusaamine. Tema käitumine, partneri käitumine teeb teile millegipärast haiget ja te ei saa temalt seda, mida te ootate. Kas te ei saa temalt mingit materiaalset toetust, sihukest füüsilist toetust? See on võib-olla ka armastuse puudus, kuigi siin on pigem rahaline puudus. Kas ta ei toeta teid või ei aita teil mingeid asju osta või ma ei tea, aga te olete kuidagi temas pettunud, te ei suuda teda usaldada, et kuidas sa nii kaheline saad olla, et käituda kord nii, kord naa, on ju. Ma räägin, sellepärast ongi, et te olete kaks väga erinevat inimest, kes näevad maailma absoluutselt erinevalt. Teie teete mingi tohutu draama mingist asjast, aga tema ei võta üldse maailmas asju tõsiselt, ta võtabki kergelt. Asjad on nagu on. No on probleem, siis on, et vaatame, kuidas laheneb. Aga teie teete sellest kohe traagika, et see on maailma lõpp, on ju. See muidugi võib viidata teil ka teil on mingi, see on selge, et teil on mingi oma maailmatõde, teil on mingi oma maailmavaade. See on täiesti õige, sest igalühel ongi oma maailmavaade. Võib-olla tõesti teile ei meeldi tema selline kerge olek justkui ja tuleb ja läheb, millal tahab, ei võta vastutust, eks ole. Võib-olla te näete niimoodi seda asja, on ju. Ja see teeb teile meelehärmi, see teeb teile haiget, on ju. Aga mina näen, et teie partner hoolib teist. Vähemalt praegu ma näen, et ta hoolib teist. Missugused ootused on mehel ja missugused ootused on teil tema suhtes? Vaatame ka, missugused ootused on teie partneril teie suhtes. Missugused ootused on teie partneril teie suhtes? Missugused ootused on teie partneril teie suhtes? Jah, aga missugused ootused on teil oma partneri suhtes? Jah, ikkagi ma hakkan aru saama, et see teie partner
miks ta võtab asju, ta võtab ka suhteid järelikult kergelt, kuigi ta ütleb, et ta armastab teid ja ma tunnen, see ei ole vale, see on tõde. aga tal võib olla ka siin keegi veel teine kuskil, kellega ta võib ka veel siin semmida, vahepeal kokku saada salaja, kellest teie ei tea. Seepärast, et vahepeal on ta teie nagu sellist negatiivsusest või teie kontrollimisest ära väsinud ja ta tahab minna mujale, kus tal on parem ja kergem olla. Ta tahab kas või puhata, kas või üksinda kuskil või nojah, või siis kellegi teisega kuskil mujal, ma ei tea, mingis oma kuskil metsas, kus on neil mingi oma onnikene või no ükskõik, kas siis ka mingisugune korter, eks ole, kuidas kellelgi on ju. Ta tahab nagu teist puhata ja tal võib olla tõesti keegi teine, sest et te olete liiga kontrolliv, te liiga palju jälgite tema tegemisi ja see nagu hakkab teda väsitama, sest tema on oma olemuselt sihuke kerge inimene, tema ei võta asju traagiliselt. Ta tahabki erinevaid asju oma elus kogeda. Aga teie jah, olete nagu siin ülemperest rinna, teil on väga hea taju muideks. Võimalik, et te tajutegi, et tal on veel kuskil silmarõõm või silmarõõmud. Et te tõesti jälgite teda. Aga teie ütlete, et ma armastan ju ka sind, on ju. Tegelikult te mõlemad armastate üksteist, aga teie mõlema armastus on nagu erinev. Teie oma on nagu hästi siukene kontrolliv, aga tema oma on nagu vaba. Tema armastus teie vastu on vaba. Ta laseb teil teha, mida te tahate. Tema ei nõua teilt midagi. Ta armastab teid sellisena, nagu te olete. Aga teil on kontrolliv armastus oma partneri või oma abikaasa suhtes. Nii, missugused hirmud on teil siis üksteise suhtes? Missugused on partneri hirmud teie suhtes? Missugused on teie partneri hirmud? Missugused on teie partneri hirmud teie suhtes? Ja missugused on teie hirmud oma partneri suhtes? Missugused on teie hirmud oma partneri suhtes? No jah. Jällegi tõesti, no see mees on selline hästi vaba, armastab palju seigelda, armastab, noh, võib-olla vahest ta natukene tunneb ennast süüdi või ta armastab oma seisundisse ka pikemaks ajaks jääda, kuigi siin poodu näitab, et noh, ta vahest võib ka natuke ohvri rollis olla, on ju. Võib-olla tal ongi ohvri tunne, et näed, ma jäin nii kauaks sinna peole või nii kauaks sõitsime kuskile ära seiklema seal sõpradega, on ju. Läksime kuskile kalale või matkama ja mul on tegelikult täiesti kahju, eks ole, et noh, et näed, et ma olen nii vabameelne ja mulle meeldib rännata ja olla hästi aktiivne, on ju. Aga mul tuleb mõõkade 2, et ta võib ka vahest pimesi ilma mõtlemata ka midagi öelda. Ta võib vahest väga valusalt öelda, aga seda ta teeb harva. Aga kui ta vahest ütleb, siis ta ütleb ja noh, need sõnad lähevad teile kohe südamesse ja te saate haiget. Aga ta on tõesti sihuke reisija, himuline. Talle tõesti meeldibki nagu aega hästi veeta ka sõpradega. Tegelikult ta tahaks ka teiega veeta aega, aga temal ei ole, ma räägin, tal ei ole nagu mingit hirme niimoodi teie suhtes. Tal ei ole nagu hirme. Tema on nagu hästi vaba hing, kes tahab rännata, olla, seigelda, käia sõpradega väljas või kuskil rändamas või võib-olla talle meeldib mööda maailma rännata. Ma ei tea, mis temal on. Aga mis hirmud teil on? Teil on kõik ainult materiaalsusega seotud. Kõik on ainult raha. Või siis tõesti jah, te tahaksite, et näed, et esiteks te hoiate temast kramplikult kinni, et äkki ma jään temast ilma. Et äkki siis ta ei anna teile seda küllust, kuigi ma ei näe ta siin ka teile väga mingi küllust annaks, on ju. Ja see on nagu võidukaart, on ju. See on võidukaart. Algul te väitsite, et ei saa midagi. Võib-olla see ei olnud mitte rahaline abi, vaid midagi muud, on ju. Aga võib-olla siis see mees ikka natuke toetab teid ja teil on võib-olla tõesti hirm, et siis see rahaline toetus, see materiaalne abi kaob teil ära. Vot mis hirm on teil. Teil on pigem kõik ainult rahaga seotud. Võib-olla te elate isegi tema korteris või tema majas ja kui suhe läheb lahku, siis teil pole lihtsalt kuskile elama minna. Vot see võib ka veel olla teil. Nii. Ja vaatame, kuidas te näete üksteist. Kuidas mees näeb teid või teie partner, on ju? Kuidas see mees näeb teid?
kuidas see mees või teie partner või teie abikaasa, kes ta teil on, kuidas ta teid näeb? Noh, ütleme, et teie tema silmade läbi, on ju. Kuidas see mees oma silmadega nagu näeb teid? Ja kuidas teie näete siis oma meest? jah. Ma ütlesin, et see mees ei ole halb mees. Esiteks, ta ei mõtle teist üldse halba. Ta nagu ütlebki, et tegelikult on see naine nagu väga hea naine, ma ei saa midagi halba öelda. Ta ikkagi oma asju, mis ta tahab, ta viib läbi, on ju. Et ta on ikkagi edukas naine. Aga jah, ta vahest on nagu, ta võib nagu, kas ta liiga uurib või kus sa käid, mis sa teed, mis kell sa tagasi tuled, on ju. Kellega sa kuskile lähed ja mida ta rääkis ja kõik on nagu niisugune tohutu uurimine. Ja vahest on nagu teil niisugust külma energiat, on ju. Ja ütleb, et vahest ei suuda kuidagi otsustada, et kuhu minna. Et teil on nagu raske mingit otsust vastu võtta, et kas me lähme reisima sinna, või et kas me kolime sinna elama või et kas ma valin selle töökoha. Teil on vahest raskusi mingise otsuste langetamisega, on ju. Et kord nii, kord naa. Nii arvab tema teist. Et ega ta ei mõtle teist halvasti, on ju. Aga mida teie arvate? No ongi, et näed, siin on maailmakaart taustal, mis ma enne just rääkisin, et jaa, see mees armastab hästi palju liikuda, ta on hästi energiline, tahab kuskil kogu aeg käia, võib-olla sõpradega reisimas või kuskil külas või käib ta kalal või jahimees on või sportlane on või armastab lihtsalt matkata. Ma ei tea, mis ala tal on ju. Või armastab ta lihtsalt autoga ringi sõita, et kogu aeg nagu kuskil olla ja käia, on ju. Ja siis ta ütleb, siis te ütlete, et ta on ka nagu oma moodi on see partner tegelikult otsekohene, ta ütleb otse asju välja. Ja siis te nagu ütletegi, et ta on karikate rüütel. Karikate rüütel, kuidas... jah, et te olete hästi emotsionaalne mees. Ehk siis ka, kellel on emotsioonid ja tunded väga-väga vajalikud, just siuksed nagu romantilised ja siuksed hingelised. Et te olete selline kuju, et te tahate reisida, te võite vahest ikka täitsa otse öelda, aga olete siuke reisihimuline, armastate tõesti võib-olla seiklusi, siuksi hingelisi romansse. Ja te olete täiesti kardinaalsed erinevad inimesed. Et mees on teil siukene vaba, ta ei hoia kuskilt ega kellestki ega millestki kinni, aga te olete hästi konservatiivne, mingites oma asjades nagu hästi kindlalt, ei taha oma vaateid elule või suhtumistele muuta. Nii. Kuidas ma ütlen? Ma küsin mehe käest, kas teie partner armastab teid? Kas teie partner armastab teid? Kas teie armastate oma partnerit? Ütleme niimoodi, et see mees, no siin on see hierofant, et tema tunneb, et teie annate talle mingit moodi jõudu. Te olete talle nagu mingi jõuallikas. Samas, ega see ei ole jõukaart, on ju, see on... Ta on ikkagi siuksed teadmised, taipamised, arusaamised. Ta nagu tajub, et te kuulute nagu tema juurde või tema külge, eks ole. Et mis siis, et olete nii erinevad, aga tema tajub, et ikkagi te olete osa temast. Et te olete nagu kõrgemalt poolt kokku pandud. Mis siis, et tema on sellise iseloomuga ja te olete kardinaalselt teisega. Tema tunneb, et te ikkagi kuulute kokku. Noh, niimoodi nagu tema sellest aru saab. Ja kas teie armastate, teie tahate nagu kohut mõista tema üle. Te ei suuda armastada teda vabalt. Teil on nii, et kas must või valge. Aga vahepealselt minul ei ole, on ju. Ma kas armastan või ma ei armasta, on ju. Et siin mingit vahepealset varianti ei ole. Et teie tahate kohut mõista. Et teie armastus ei ole vaba. Teie armastus on tingimustega. Teil on mingid tingimused. Ma armastan siin siis, kui... Ja siis tulevad tingimused, on ju. Kui sa oled mulle truu, kui sa oled mulle aus, kui sa aitad mind või kui sa oled kogu aeg minuga või kui sa teed nii, nagu mina tahan. Et kui, on ju. Et teil ei ole tingimusteta. Et see mees oskab teid tingimusteta armastada. Aga teie peate seda alles veel õppima. Aga see hing tuli teid õpetama, kuidas armastada inimest ilma tingimusteta. Sellepärast see partner ongi teil selline
hästi vaba ja sihuke vabameelne, et ta ei hoia kinni millestki. Et ta tahab palju käia ringi, aga teie tahate hästi koha peal olla või hästi siukses rangetes raamides või kuidagi, teil on nagu siuksed hästi ranged nagu piirid või siuksed, noh, nagu ma ei oska öelda, mingid, teil on nagu vananenud programmid, ütleme niimoodi, et ta ei taha ennast kuidagi uuendada, onju. Te olete hästi kinni kuskil ja tema tulebki selle jaoks teie ellu, et te muutuksite, võtaksite suhteid ja asju lõdvemalt, et ei oleks nii pinges kogu selles elus, onju, et ei võtaks asju nii tõsiselt ja nii traagiliselt. Ja et te armastaksite ilma tingimusteta, võtaksite seda inimest täpselt sellisena, nagu ta on, onju. No käib vahepeal ringi, no siis käib, eks ole, onju. Et ei teeks sellest draamat, et te oskaksite armastada teda vaatamata tema vigadele. Sest tema ju armastab teid sellisena, nagu teie olete. Ta ütleb, jaa, ta vahest on natuke kuri, vahest ta ei suuda mõnda asja otsustada, onju. Aga üldse, et mulle meeldib ta, et ta ikkagi viib oma asju, mis ta teeb, ta viib lõpuni, onju. Sest see mees, ma kohe tunnen, kuidas ta teid tegelikult armastab, aga ta armastab teid oma pehmel moel. Mis siis, et ta vahepeal käib ära kuskil sõpradega või niimoodi tuleb tagasi, et sorry, et anna andeks, et meil läks see, noh, ütleme, ei tea, mingisugune sõpradega koosolek seal mingi nädal aega, eks ole, olime ära, onju, kuskil, et anna andeks, onju, et sa pidid mind ootama, onju. Te olete natuke aega tusane, pahane, aga noh, siis lepiti ikkagi ära, onju. Sest ta on siuke pehme, tema pehme energia nagu pehmendab teid ka, onju. Et te siis ei ole enam nagu nii kuri ta peale. Ja tema samas, noh, tulebki õppima, kui on partner siukene hästi piirides, et kuidas siis tema käitub, eks ole, tema peab suutma ka teid nagu pehmendada, et te mõlemad mängite üksteise jaoks väga tugevat rolli. Ma küsin nüüd, et mis teie suhtes edasi, ma küsin, kas te jääte kokku, sest siin tundub, et te ei ole siin elanud koos 1 aasta, siin te olete ikkagi rohkem juba, sest te tunnete juba üksteist päris hästi, oppa. Nii, siin tuli kukkus välja õigluse kaart ja kiirus. Nii, kas te jääte kokku? Kas te jääte kokku? Mina arust küll. Ega mees ei lõpeta oma selliseid, kuidas ma ütlen, rändamisi. Jälle ta tuleb siin oma kaardiga. Siin on ta küll müntide rüütel, tal on jälle kaart siin käes, eks ole, et ma kohe näitan, et te saaksite aru. Et meil ei ole uus plaan juba, kuhu rändama minna või kuhu edasi, kuhu kalale või matkama või vaadata mingit uut riiki või lähme sinna linna, vaatame, mis seal huvitavat on või noh, ma ju ei tea, mis asjad tal huvi pakuvad, onju, aga tal on juba uus punkt pandud. Nii et teie see suhe on õiglane, teie suhted tegelikult arenevad kiiresti, asjad hakkavad teil lahenema ja siin on positiivne perekaart, palun väga. Et tegelikult läheb teil hästi. Ma räägin, et te hakkate juba üksteisega sulanduma. Ma küsin seda, et kas see teie partner suudab teid natukenegi pehmemaks teha, et ei võtaks elu nii hirmsalt tõsiselt ja nii karmilt, onju. Kas see partner suudab teid natukenegi pehmendada ja teil neid piiranguid natukenegi maha võtta? Kas ta suudab seda või? On müntide 10, müntide 8 ja see sauade 5. Ja ta suudab küll. Vahepeal ta peab teiega kaklema ja pragama, aga üldiselt ta teeb pidevalt sellega tööd. Vaat läbi selle sama suhte, et te olete kui pere, onju. Ta tegelikult suudab küll teid natuke pehmendada, aga vahest tuleb natuke lihtsalt olla natuke karmim teiega, et te võtaksite kuulda. Sest vahest, kui partner teiega räägib, te ei taha teda kuulata või siis lihtsalt räägite temast üle. No kui te ei taha teda kuulata, siis ta peab tugevamat häält tegema, kõvemat häält, siis ta nagu jääte kuulama teda, et oota, mis ta nüüd ikkagi ütles, onju. Aga jaa, mul on tunne, et ta natukene suudab teid pehmendada. Ma räägin, ta ei ole üldse halb mees, ta ei ole halb partner teile üldse, lihtsalt teid häirib see, et jah, ta kogu aeg tahab kuskil käia ja olla, et kuidas tal ikka jagub jõudu ja sellepärast jagub, et tema võtab elu vabalt. Tema ei pane asju lukku, ta ei pane oma energiat lukku, ta laseb oma energial voolata. Ta järgib oma energiat, aga teie ei järgi oma energiat. Teie panete omale põmm seal 4 seina, ehitate ilusti kohe ümber, kindlasti kohe telliskivist, onju, et jumala eest need piirid maha ei läheks, onju. Ja siis tunnete, et mul on nii kitsas, ma ei saa kuskile minna, mul on nii igav, onju. Kuidas teistel nii lõbus on? No võtke need kuramuse seinad maha, lõhkuge nad maha
ja hakake oma energiat järgima, tahate kuskile minna, minge, tahate midagi lugeda, lugege, onju, tahate sealt töölt ära minna, minge, sest igal asjal on oma aeg, te ei pea kuskil olema tööl seal oma surmani, onju, et te peate õppima ka oma sisemist tunnet järgima. Te olete lihtsalt nii ära ennast blokeerinud, et ei näe enam mitte midagi, kuhu minna ja see mees tulebki teid õpetama. Võib-olla ta isegi kutsub teid kaasa, kuule, lähme koos kuskile. Kuule, see on äge koht, onju. Ma ei tea, lähme kas või 3 päevaks sinna, võtame, rendime auto, onju, selle, mis on see matkaauto. Lähme sellega, siis me ei pea kuskil mingi telki üles panema. Vihma sajab, oleme autos, onju, saame siin magada ja kõik. Kuule, lähme, et näed, sul on kõik tingimused on sinule siin ideaalselt olemas, onju. Saame süüa siin teha, kõik saab olla. Siin on isegi, näed, duširuum, me saame pesta ennast, kui me tahame, onju. Et ei ole probleemi, et lähme sõidame ringi paar päeva või 3 päeva. Kuule, see saab jube vahva olema, onju. Et ta nagu meelitab teid kaasa oma piiridest välja astuma. Ta nagu meelitab ja noh, ta enamuses saab sellega hakkama. Vahest te hakkate hästi vastu. Ei, ma ei taha. Siis ta on tegelikult hästi kurb. Et näed, miks ta ei taha neid mõnusaid positiivseid muutusi vastu võtta. Et miks ta ei oska elu nautida, onju. Ta on vahest kurb teie pärast. Aga mina ei tunne, et ta teid maha jätaks. Mina seda küll ei näe. Vot, selline oli siis tänane lugemine. Pange like, kellele meeldis, kirjutage kommentaar, kes soovib. Uued tellijad, vajutage siis, uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest. Siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid, jääme jälle nägemiseni.